tere, Maris siin taas ja täna ma räägin sellisest sümptomist, kuigi see teema on väga suur ja lai ja avar, eks ju. Siis ma ikkagi räägin sümptomaatikast ja seoses siis seksuaalsusega. Et väga palju on ebateadlikku seksuaalsus selline. Võib-olla nagu nii-öelda spirituaalse maailma raames on see natukene nagu lasteaia tasand ja väga paljud opereerivad sellest ja suurest ebateadlikkusest ja siis ma heidangi natukene valgust sinna, võib-olla mõnel on see selline nagu abiks mõistmiseks. Ma räägin väga kollektiivsel tasandil, väga kollektiivset mustrit üle maailma. Nii et ei tasu võtta isiklikult, pigem on vaim mind saatnud, et ma sellest teemast räägin juba ammu. Tegelikult ma olen vahepeal siin rääkinud ka siin-seal. Ma ütlengi, et see teema on väga suur ja lai. Ja võib-olla, kuidas mina seda teemat avan või räägin, on see, et ma räägin seda spirituaalses mõttes, energeetilises mõttes, meie keha, meel, hing mõttes. Ja ma ei teagi, kus ma alustan, ma ei ole mingit ettevalmistust teinud, aga kuskilt ma alustan. Ja ma alustangi lausega võib-olla, et loodus armastab tasakaalu, mitte äärmusi. Ja loodusega koostöös sa püüad luua rohkem tasakaalu ja püüad mõista äärmusi ja tasakaalustada äärmusi. Keegi ei ole sellest täitsa prii. Need on äärmused on looduse osad, kuid need on märgid ka sellest, et midagi on vaja juba ammu nagu vaadata, eks ju, tasakaalu luua ja looduses liigub kõik tasakaalu suunas, areneb kõik tasakaalu suunas. Lihtsalt, et lihtsalt ebateadlikkus võib sellelt teelt kõrvale viia. Kuid ma tahangi tuua siis näite, kuidas kui ma räägingi sümptomist, eks ju, et väga paljud opereerivad tegelikult mõistuse tasandil. Kiired tulnud, kiired läinud, mida rohkem, seda uhkem ja nii edasi. Kuid seal kvaliteet jääb nagu soovida. Ja väga paljud lihtsalt mida rohkem sa suurustad või naljatled või kuidas öelda, püüad selle kaudu tähelepanu saada, seda rohkem näitab, et sa mitte ei ole see, vaid sul on sellega mingi trauma või areng pooleli. Et inimene võib olla näiteks väga seksikas, kuid tema seksuaalne küpsus võib olla täiesti lasteaia tasandil. Tahan ma öelda sellega. Hinnanguid ma ei anna, kuid ma tahan lihtsalt tuua näiteid, kuidas maailm areneb. Ja kuidas ennast kaitsta. Sest nüüd ongi see, et mis ma tahan öelda, et osad võtavad endale ka elukutse, mis on nagu seksuaalsusega seotud või terapeut või gynekoloog või mida iganes. Siis ma vahel mõtlen, mis selle taga on. Siis ma vahel näen, et selle taga on hoopis mitte teisi aidata, võib-olla seda ka, kuid seal taga võib olla ka see, et endal tahetakse ise olla, endal on mingi trauma sellega. Rahulolematus sellega, trauma sellega
ja ei olda enda ja oma seksuaalsusega täiesti nagu sügavuti rahul. Näiteks günekoloogil olen mõelnud, miks näiteks tema on valinud sellise ameti. Siin võib olla eelmise elu muster, trauma. Näiteks ta ei saa orgasmi ja ta on hakanud seda uurima. Ta püüab nüüd teisi aidata, aga tegelikult ta peaks minema enda sisse ja enda seda mustrit eelmistes eludes vaatama, kui tihti niisugused inimesed, nad on hästi mõistuse inimesed, nad ei oskagi uurida sügavamalt, mis on põhjused. Mina näen seda automaatselt, kui ma seda küsin. Ja ma saan läbi selle, see on mulle antud see anne, et ma saaksin teisi inimesi aidata. Neil võib-olla nad on väga palju teraapiatööd teinud sellel teemal, aga nad on nagu valest suunast otsinud. Ja kui nad seda tööd teevad, siis teatud mõttes see on neile missioon ja teemad, kuid mu mõte on see, et tegelikult neil on seal trauma ja see töö, mis nad teevad, nende traumat, see ei tervenda. Nende trauma, nad teevad seda läbi teiste, läbi välismaailma võtnud missiooniks. Kuid tegelikult enda keskmesse on vaja tulla ja uurida enda seoseid. See on nagu see, et mida rohkem, mõnel on selline mentaliteet, mida rohkem partnereid, seda seksikam ma olen, kuid vastupidi, sa oled kellegi kohal oma suguvõsas. Ja siin on äärmus, eks ju, siin on äärmus. Ja sul on vaja tulla enda keskmesse, sul on nagu fookus valel. Sa tegelikult oled lapse tasandil, opereerid, sa tahad tähelepanu tegelikult ja sellepärast ongi nii, et nii kui esimene sära kaob, siis juba liigud edasi. Aga tegelikult sul on vaja tulla enda keskmesse. Aga see on muidugi igaühe valik. Küps seksuaalsus on endaga sügavuti rahul olev ja ta ei karda olla ka üksinda. Ja ta teab, et seksuaalenergia on eluenergia. Teatud mõttes ka energeetiline pank, ehk siis ka raha ja eluenergia ja seksuaalenergia vahel on tegelikult mingi seos, selles mõttes, et üks on siseressurss, seksuaalenergia on siseressurss ja raha on justkui nagu väliressurss ja mõnel inimesel on see niimoodi, et ta keskendub ainult välisele, mõni keskendub ainult sisemisele ja tegelikult mõlemad on olulised. Ja neil mõlemal on seos, nad on tegelikult energia, ürgtasandil on nad teatud mõttes lihtsalt üks peegeldab nagu materiaalses maailmas. Aga hea on neid siduda, ehk siis seest välja eelkõige. Kõik saab alguse seest, meie sisemusest. Ja igasugune kädistamine, huumor, kõik need liigne, ma mõtlen üle võlli kogu aeg pidevalt. See on tegelikult peitmine, mitte silmitsi seismine mingi omaenda mustriga, mis on vajab vaatlust. See on justkui nagu ärevuse, hirmu, segaduse, kaose, justkui nagu plaaster sellele. Tegelikult on vaja vaadata sisemuselt, et küps seksuaalne inimene on hästi joondunud ja tasakaalus. Nagu ma ütlesingi, see sisemine ja välimine ressurss, ta ei pea ühte ega teist tähtsamaks, tal on kõik nagu joondunud. Ja ta ei ole needy, ta ei ole desperate. Ta teab ja ta ongi see, et tal võib kartulikott ka peas olla, ta on temas mingi selline asi, mida ei oskagi täpsemalt seletada. Ja ta ei karda olla üksinda ja selline partner võib olla väga püsiv. Ja ta ei kiirusta asjadega. Ja talle meeldib, kui austatakse seda tutvumisfaasi, sellisel nagu usalduse loomise faasi. Austusega. Et see ongi siin ongi see nagu mees ja naise energiat, kui mees on selline
ma tahan, on ju, nüüd ja kohe ja praegu, siis impulsiivne võib-olla ikka niisugune, et meil on ju mõlemal kirg, siis naisenergia võib tahta ja see tekitab mehes segadust. Ja naisenergias võib tekitada selline, kusjuures siin ei ole oluline, kas mees või naine, vaid ma räägin maskuliin, feminiin, see võib olla ka nii, et üks naine võib olla selline liiga dominantne ja mees vajab nagu tutvumisfaasi, usalduse ehitamist. Siin ei ole nii, et ainult naised või mehed, vaid siin on meie sisedünaamikas, kellel domineerib rohkem selline. Ja näiteks ühel on siis, et meil on ju mõlemapoolne, et tõmme, et kiirustamine selline. Ja siis suuremas feminiini energias inimene, mis võib tekitada maskuliinis väga suurt arusaamatust, frustratsiooni, segadust, solvumist, mida iganes, kuid tegelikult see on lihtsalt armastuse keel, mis testib sind. Et miks meil tõmme on, äkki see on hoopiski mingi karma õppetund, äkki see on mingi lahendus ja see ei tähendagi midagi sellist. Et võib-olla ennem nagu vaadata, sest nagu teod on ühed asjaga, sõnad ja energia on hoopis teine. Et vaadelda, rääkida läbi, et võib-olla võib juba suhtlemise käigus tekkida mõistmine, mis teid üldse kokku viis ja miks teil nii suur tõmme on, sest vahel võib seal olla ka hoopiski karmaline tõmme. Tihti ongi väga suur õppetund selle taga, kui on väga suur tõmme ja kiirus ja kõik need asjad. Aga see suuremas feminiinis inimene, energias inimene võib tahta mõista, et miks me tegelikult kokku saime ja ma saan aru, et on tõmme, ma tunnen ka seda aga mul on vaja nagu sellist emotsionaalset lähenemise ruumi loomist, usaldust, see on hästi naiste energia, vaata. Ja ma tegelikult testin sind, et kui sa minuga nii impulsiivne oled, siis võib-olla oled sa ka teistega väga-väga pliks-plaks ja kõik need asjad, aga kohe kindlasti siis on minu vastus ei, vaata. Et siin on nagu kvaliteet, see feminiini, divine feminiini kvaliteet, kui ta ei kiirusta. Et kui ta nagu suhtleme isegi võib-olla datime kohtume aga ära nagu forsseeri. Kuigi see on väga maskuliin seda teha ja see ongi ürgne maskuliin, kuid ja see tekitab maskuliinis väga suurt segadust, frustratsiooni, et miks sina samamoodi, aga ta on feminiinis. Ta õpetab sulle tasakaalustamist, ta õpetab sulle ka elu aeglustamist ja vaatamist. Võib-olla, vaata, teie intiimsus võib olla isegi kaugele ulatuvam, kui te nagu suhtlete ja leiate, miks teil on, miks elu püüdis teid, et leida neid, panna pead kokku, arutleda, mis on see põhjus ja vaadata neid asju seal, et see võib hoopiski usaldust tekitada, suuremat lähedust tekitada ja usaldus ka selles mõttes, et sa igaühega ei ole nii, sest kui ta on sinuga nii, siis et ta ei suuda kontrollida oma maskuliini, ürgset maskuliini, siis ta on arvatud suure tõenäosusega teistega võib ka nii olla. Ja feminiin näeb seda niimoodi ja tema solvub, kui maskuliin liialt peale nagu kiirustab. Kuigi tegelikult see on ürgne dünaamika, kumbki ei tee valesti, lihtsalt võib-olla tänapäeva maailmas on hea enda keha, meelt ja hinge, enda ja teise keha, meelt ja hinge austav, kui te võtate selle mingi teatud perioodi ja vaatate, sest mõnikord võib olla nii, et eelmises elus on sul olnud mingi pojaga mingi teema. Ja sa oled olnud varjus, opereerinud. Ja nüüd selles elus on sul teatud mõttes keegi kavaler, kes kordab seda mustrit, peegeldab seda mustrit ja sa oled kõik teinud õieti,
õigesti, kui sa oled dharmaatilist teed läinud, ehk siis talle olnud selliseks julgustuseks ja kui eelmises elus oli seal suur konflikt või midagi, siis selles elus te olete kokku saanud, teil on nii suur kirg olnud, ruttu kõik. Ja mingi ajapikku nagu hakkab kõik nagu kuidagi ei ole enam see. See võib olla sellepärast, et sinu töö või sina tulidki talle andma selles elus, sest eelmises elus sa ei täitnud oma kohustust või vastutust ja siis sa annad selle ära, teed tasakaalu eelmise eluga võrreldes, väga paljudel on sellised mustrid. Ja siis, ja tema on sulle väga üüratult tänulik. Ja siis on see, et tegelikult on aeg minna edasi elus. Sest see karma õppetund on lahendatud, dharmaatiliselt, õnnestunud, kõik osapooled on rahul. Aga kui nüüd jääda kontrolli kinni ja püüda ikkagi nagu seal hoida kinni ja nii edasi ja hoopiski, et oma tähtsust, et vaata, kui palju ma olen sulle andnud ja nii edasi, nõuda oma osa, siis see läheb juba manipulatsiooniks ja siis see läheb juba karma ülesandeks ja tegelikult siis see eelmise elu muster ei ole saanud lahendatud. Siis tuleb uue ringiga. Nii et väga tähtis on mõista seda asja. Ma tahtsin lihtsalt tuua näite siin, kuidas mõnikord hästi kiiresti võib hoopiski karma õppetund olla, kuigi tundub kõik nii kõrge hingeside ja asjad, siis tegelikult seal võib olla hoopiski selline asi ja see on loomulik ja on tähtis liikuda armastuse suunas, kui juba on selline, et kui õppetund sai õpitud, siis seal enam ei ole sellist nagu küllust, siis sai ring täis. Ja siis ongi see, et kas on targem tänutundega, et see asi sai tegelikult tasakaalu leidis. Mõlemad osapooled on rahul ja saavad kergema südamega edasi minna. See on armastus. Aga kui hakatakse nüüd nõudma oma osa uue ringil, veel juurde nõudma, siis see juba ei tööta. See on see. Siis hakkab juba uus ring peale ja siis kõik see eelnev oli tühi käik, vaata. Aga võib ka juhtuda nii, et seda ei ole. Ma tõin lihtsalt ühe näite. Võib ka juhtuda nii, et saadi karma õppetund õpitud ja armastus selles liidus või selles suhtes hoopiski on kasvanud ja süvenenud ja küpsetud, seal on küpsetud, et seal ei ole niimoodi, et lapsik nõudmine või edasi nõudmine või mingi karma ülesanded, vaid vastupidi. Ja mõnikord on nii, et tõesti ka, kui kõik käibki väga kiiresti ja kui nagu ongi too quick start on Eestis üks väga hea see ka artist ja selles mõttes mõnikord see ka tasub ennast ära, et ongi tõesti pikaajaline hingeside, kui algabki väga kiiresti ka, kuid see on väga haruldane. 1 in a million. Nagu laulab ka Piero Paulus, eks ju, 1 in a million, 1 miljonist. Et see on mu point seal samas, mu point on see, et väga paljud sellised impulsiivsed, kiired algused võivad olla hoopiski väga sinu kehale, meelele ja hingele tekitada errorid ja kui see korduma jääb, siis lausa sümptomid. Ja see võib olla väga mõistuse baasil, sest see on karma see. Ja kui korduvalt, siis võibki olla nii, et kas sa ei õpi ära, kaitseinglid ütleb, et kas sa ei õpi ära juba. Ta tuli selleks, et sa õpiksid selle ära. Ja mis siis juhtub? Sellises karma suhetes on tüüpiline see, et see on nii enamustel üle maailma. On see, et naised kasutavad mehi ja mehed kasutavad naisi. Ja tegelikult see suhe on mõistuse keskne, seal ei ole armastust. Öeldakse, et on armastud. Ma armastan siin, aga sellel on alati mingi tagamõte, et midagi saada või midagi ära teha või panna või midagi. Võimuvõitlus. Ja. Aga meie keha, meel ja hing, kui me ei
seksi kellega niimoodi, et meil on armastus, keha, meel ja hing joondunud, siis me ei austa ennast. Aga kui me seda teeme ainult siis, kui meil on keha, meel ja hing joondunud, isegi kui see võtab natukene aega, mõistmist, siis see on ülim austus sinule kui tervikule ja see on väga eluterve. Sa austad iseennast kui tervikut ja tegelikult oma seksuaalsust, oma keha, oma hinge, oma südant, oma kõike. Sest kui sa kellegiga seksid manipuleerimise, võimuvõitluse või mingil muul viisil, isegi kui see on alateadlik, siis tegelikult sa teed oma kehale liiga, oma hingele liiga. Tema karjub ja ütleb, et mis sa teed tegelikult, aga sa ei kuula teda, sest sa oled liiga mõistuses. Ja siis hakkab arenema energeetiliselt mingi sümptom. Ja väga paljudel on, kui neil on mingi suguorganitega mingeid teemasid, siis võibki olla sellest, et kas on ise nagu, kuidas öelda, see võib olla eelmisest elust, eks ju, mingi muster, ebateadlik. Ja see võib olla ka sellest, et sa oled tegelikult, ei ole inimest armastanud, aga sa oled nagu, tead, käib kah või tead, ta vähemalt ehitab mu maja või vähemalt tal on raha või see kõik on väga suur error sinu keha, meele, hinge tervikule. Ta karjub selle, kui sa ei kuula oma keha, meelt ja hinge tervikuna, siis sul jäävad need signaalid nägemata, tundmata ja sa teed endale väga suurt kahju. Aga kui sa kuulad ja kui sa lubad, sinu piirid on paindlikud, aga kui sa lubad, siis kui sa tunned tegelikult südamest armastust, sul on tõelised tunded, siis see on tõeline nauding, intiimsus ja see on tegelikult eluterve sulle. Ja see on hea ja see on tavaliselt inimesel, kes on väga heas kontaktis enda kui tervikuga. Ja see on küps seksuaalsus. Mõistuse keskne, et ma teen sulle, sa teed mulle, lihtsalt nagu kauplemine. Tegelikult keha võtabki seda kui kauplemist, isegi kui see on lähisuhe, püsisuhe, aga seal ei ole tõelist armastust, see on lihtsalt leppimine, et vähemalt mingid kasud on sees, siis tegelikult su keha, meel ja hing tegelikult kõik üürgavad, et see on vale, sa elad vales, see on illusioon ja sa teed oma kehale liiga ja kui see on korduvalt, pidevalt nii, siis tegelikult mingi sümptom võib tekkida. Kui see ei ole suguorganiga, siis see võib olla mingi südamega, mingi muu organ, mis on püüdnud su tähelepanu, et see on vale. Või et tutvu ennem inimesega, keda sa enda ellu energia välja ja üldsegi kellele sa avad oma südame. Sest sa kunagi ei tea, mõne seksuaalkeel on ka see, et ta maandab oma stressi näiteks teise peal. Arvab, et see on normaalne, sest tema ema, isa või vanaisa, vanaema tegid kunagi sellisel moel, ärevust maandab sellisel moel. Aga see on tegelikult nagu teatud mõttes ärakasutamine, teise ärakasutamine. See on tegelikult meie isiklik vastutus selle endaga terviklikuga tegeleda. Ja igasugused sellised allasurumised tegelikult, seksuaalenergia, eluenergia allasurumised on ka väga kahjulikud, sest nad tekitavad blokeeringud, nad tekitavad tegelikult valukeha või mingit varju, mingeid ebateadlikke mustreid, mida sa võib-olla ei oskagi arvata. Seega on väga tähtis olla kontaktis oma eluenergiaga, oma energiakeskustega ja nii edasi. Selleks on suurepärane viis spirituaalne ärkamine, spirituaalne enesearengu tee ja loomulikult looming. Inimesed, kes tegelevad loominguga,
ka neil on see elu terve, kui neil ei ole loomingulisi blokeeringuid, eks ju, et kui nad on üksinda isegi, aga nad tegelevad loominguga, siis see on samaväärne kui kellegiga armatsemine. Tegelikult on see niimoodi, et sest keha võtab seda kui nii, aga ta toidab, eks ju, ta toidab keha. Eriti kui see on selline looming, mis tekitab sulle endale külluse tunde ja ka teistele külluse tunde või rõõmu või mingi selline, et sa oled nagu fokusseerinud. Mu point ongi see, et kõik need energiate allasurumine tuleb ka tegelikult eelmistes eludes. Äkki keegi samast soost sinu suguvõsast keegi tegi mingi seksuaalse trauma miskit kuskil. Ja siis sina oled võtnud armastusest nii suure vastutuse, et sa mõtlesid, et ma surun selle alla. Ma ei taha olla samasugune, ma surun selle alla. Ja selle alla surumisega sa tegelikult teed kahju iseendale. Et sa ei pea olema samasugune või kordama samat mustrit, ma saan sinust aru. Kuid see on lihtsalt energia ja see inimene eelmisest elust, tal oli väga suur seksuaalenergia, võimas, ta oli sellega kontaktis, kuid ta ei osanud seda konstruktiivselt suunata oma elus. Ja see ongi see erinev. Tegelikult oli see väga võimas energia, väga hea ressurss, aga lihtsalt inimene selles elus ei osanud sellega midagi peale hakata, ta oli väga ebateadlik, võib-olla vulgaarne ja nii edasi. Aga sina saad ära seda siiski alla suru, sa teed endale kahju ja teistele enda ümbritsevatel kahju sellega, sest see purskab niikuinii ka samamoodi mingil muul halval moel välja. Küll aga võta see vastu. Ja sina oled see, kes konstruktiivselt seda suunab. Kas siis loomingus, kas siis... Vaata, looming on ka see, et kokkamine on sport, kokkamine, kirjutamine, muusika, eneseväljendus erinevatel viisidel, ehitamine. See kõik on oma elujõu, seksuaalenergia, eluenergia suunamine konstruktiivselt. Ja see tasakaalustab sind. Ja see ongi see, et väga paljud lähevad töönarkomaaniasse. See on ka selline, et siis see on ka selline ikkagi teatud mõttes mingi trauma tasakaalustamine. Tegelikult on vaja minna ka enda sisse ja aru saada, kus miski on ja miks miski on. Ka see on väga eluterve ja oluline küpse seksuaalsuse juures. Ja küps seksuaalne inimene ei ole üürgavalt seksuaalne. Ta võib olla väga vaikne inimene, ta võib olla väga tagasihoidlik inimene väljast, kuid ja hoida oma piire ja nii edasi, aga kui sa nagu lähemalt tundma õpid, siis seal on nagu selles mõttes, ja temas on mingi kuma, temas on mingi see essents, eks ju. Aga ta ei pilla seda, ta austab enda eluenergiat, just nagu meie pangakontogi, ta kogub sinna, ta ei pilla seda laiale kogu küla peale, eks ju. Et raha ja eluenergia ja seksuaalenergial on suur selline ühine joon. Et see, kuidas sa rahaga läbi käid, tegelikult näitab ka, kuidas sa oma seksuaalenergiaga läbi käid. Kas sa seda pillad, kas sa püüad läbi selle vulgaarselt esineda või sa kogud, investeerid vaikselt, rahulikult ja tulutoovalt nii endale kui ka oma väga valitud inimestele. See on väga seksikas minu jaoks, sest see on küps seksuaalsus. Väga palju on siiski ebaküpset seksuaalsust, näiteks kui ma vaatan, ma ei taha küll midagi siin hakata, aga näiteks Eurovisioon, mis oli Soome. Tema võib-olla tundis ennast seksuaalkuningannana, minu jaoks oli see täiesti seksuaalenergiaga manipulatsioon, lasteaia tasand, tegelikult lapse tasandil isa, tädi issue on ju, isa tähelepanu võitmine, seksuaalenergia üle naljatlemine, üle võlli panemine, kõik võimalikel viisidel vilede ja nendega, et punkte saada. Seks müüb, eks, aga see on odav, kui see on nii. Ja lapsik.
Ja kui sulle meeldib manipulatiivne seksuaalenergiaga manipuleerida, siis sa alati saad ka selliseid, kes manipuleerivad sinuga ka vastu. Sa tegelikult annad rohelise tule sellele. Aga kui sa räägid, mis sulle meeldib, kuidas sulle meeldib, sead oma piire, oskad öelda ei pea ennast tähelepanu püüdma väljast nii desperately, nii meeleheitlikult, siis sa ei toimeta lapse tasandil, lasteaia tasandil ega teismelise tasandil. Ja väga paljudel on kas lasteaia tasandil seksuaalsus kinni jäänud, ebaküps seksuaalsus, mis on selline nagu kaka, pepu, tussu, noku naljad. Selline tasand on ju. No tegelikult see Soome esitleja seal, kui vaadata intervjuudes ka, no tema oli sellel tasandil ja ta nagu manipuleeris seksuaalenergiaga ka. See näitab mulle väga mõistuse tasandil jah, et see ei ole see päris küps seksuaalsus, see on tegelikult manipuleerimine. Ega ta ei saavutanud ka, mida ta tahtis saavutada, ma sain aru, ta oli rahulolematu selle üle. Sellepärast, et tema manipulatsioonimängud ei läinud läbi, eks ju, aga ja mõni on niisuguse nagu teismelise seksuaalsuses kinni tasandil. Ja need, kes on küpsed seksuaalsed, neil on oma varjud ja valgused mõlemad tasakaalustunud. Ja nad ei karda olla üksi, nad ei karda enda sisse vaadata ja see on nii kuradi seksikas. Nad võivad olla väga loomingulised ka igapäeva elus, mitte konkreetselt mingi oma ande või talendiga, aga lihtsalt nagu nad on. Neil on endaga hea ja põnev, vaata. Et kui keegi on tore, kui keegi ei ole, siis see on ka okei. Mul on endaga ka väga hea ja ma vajangi seda aega tasakaalustada. Et küps seksuaalsus on selline väga maandav. Ja pigem see näitab, ma küll ennem tõin näite, kuidas maskuliin ja feminiine erinevused võivad tekitada teineteisega arusaamatusi või frustratsiooni, et ma ju tunnen, et sa tahad mind, et nagu, et miks see siis on ju lõpuni välja kohe alguses nüüd ja praegu on ju. See on nii maskuliin, siis ja kusjuures paljud naised on sellised ka. Pigem on see hirmutav teisele, kellel on rohkem feminiini, kes tahab tundma sind õppida lähemalt. See on kvaliteedi märk ja paradoksaalselt just see loob teie vahel suuremat intiimsust ja küpsemat seksuaalsust ja mõistmist ja alalisemat tegelikult partnerlussuhet, et see ongi see algus. Aga mitte alati, ma saan aru, on ka selliseid, kes on väga kiiresti ja jäävadki alaliselt kokku, kuid väga suur enamus on nendest ikkagi karmasidemed ja siis pärast oled lubanud enda energia välja kedagi, kes tegelikult võis olla täitsa uss, ausalt öeldes, eks ju. Ja pärast seda puhastamist, soola vannitamisi ja mida iganes, et minu keha on väga terve olnud läbi aja. Ja ma ütlen ausalt, mul on väga vähe olnud seksuaalpartnereid või ma olen püsipartneri inimene ja mul ei ole vaja mul on vaja, kuidas öelda, sest mulle meeldib mõista kõigepealt, miks me oleme kokku saanud, mis meid ühendab tegelikult. Et kui ma tean juba, kui ma suhtlen sinuga mingi aeg, siis ma ju õpin sind tundma, saan aru, mis loodus tahab mulle seletada, mis loodus tahab mulle anda märku, mis on minu osa, mis on tema osa ja seal võib olla ka platooniline tegelikult. Kas platooniline armastus, sõprus või siis hoopis karmaside, kas siis hingesugulus või kõrgem hingeside. Selle tunneb küll ära, aga vaata suure ahaaga tasub nagu tasakaalustada, et loodus armastab tasakaalu ja see on ka küpsuse märk. Muidu on väga suurest kiiresti illusioonide purunemine. Ja ääretult paljud inimesed on tegelikult rahuldunud sellega, et nad elavad oma karmapartneriga. Näiteks vähemalt ta teeb süüa, koristab ja nii edasi. Või et vähemalt ta ehitab.
ja siis nagu ei kuulata ennast kui tervikut. Masinlikult, automaatselt seksitakse teineteisega. Et kasu eesmärgil või mida iganes. Või siis harjumusest, mis on nagu vanemad ja nii edasi teinud ja see ongi see, et aga mulle meeldib sind jälgida, kuidas sina minuga suhtled, kas sa oled minuga õel, kas sa oled minuga selline irooniline. See kõik näitab, või sa oled minuga tahad sünergilist koostööd teha ja seda mingi periood isegi, sest alguses on kõik nii lubav ja kõik. Aga kui sa oled irooniline, kohe selline sarkastiline ära panev, siis sa näed tegelikult minus oma ema või isa või kedagi vanaema. Sa ei näegi mind puhta lehena, sa projitseerid mulle kedagi ja see on juba automaatselt karmaside. Ja mulle meeldib seda jälgida. Niimoodi ma austan iseennast, oma hinge, oma teekonda, oma piire, iseennast kui tervikut, keha, meelt ja hinge. Ma olen võib-olla väga-väga nohkar olnud või nagu igav, aga ma ei ole lasknud enda energia välja peaaegu kedagi. Ja mul on selledega väga pikaajaline püsisuhe ja alati, kui ma olen ja kui ma kellegagi seksin, siis ma seksin seda ikkagi südamest. Armastusega, et sellega ma austan ennast ja teist ja sellega ma ei loo endale oma kehasse sümptomeid või ebakõlasid, punkte, sest nagu ma ütlesin, et need naised, kes kasutavad mehi või need mehed, kes kasutavad naisi, varem või hiljem ootamatust nurgast, see on läbi ajaloo nii olnud, tuleb neil mingi sümptom sellega seoses märku andma, et sa oled teinud liiga kaugele, driftinud liiga palju, teinud valet seda ja see ongi, et see valedel eesmärkidel alustatud või hoitud, mingi alal hoitud, see alati, sellel on ka tagajärjed kahjuks sellised nagu ebameeldivad, et kellel kellel mingid muud, eks ju. Et tegelikult on see reaalsus, et kui panna maine ja energeetiline keha, meel ja hing kõik kokku, siis alati kõigil on energeetiliselt ka tagajärg, kui sa ei kuula oma keha, kui sa ei kuula oma keha tõelisi vajadusi. Ja ei nagu... Et... Et kui võib olla ka nii, et kui keegi, loomingu inimestel on väga palju seksuaalenergiat, sellepärast nad suunavadki seda ja nad on tegelikult, see on eluterve, nad on targad, et nad seda teevad, see ongi õige. Nad ei suru seda alla, nad panevad selle, fokusseerivad, suunavad seda õigesti. Et sellel on selline hea jõud taga, et... Ja see on andev, eks ju. See ei ole nagu, see on ülevoolavalt külluslik. Aga väga paljud teevad ka nii, et nad püüavad selle läbi hoopiski võtta rohkem. Annavad lusikaga, võtavad kulbiga. Et see on manipuleerimine, see on juba ebaküps seksuaalsus. Et sünergiline koostöö on jah oluline meeste ja naiste vahel. Ja tähtis on mitte projitseerida oma suguvõsa mustreid, kus oli väga palju ebateadlikku seksuaalsust oma praegustele suhetele, vaid täiesti uuelt valgel lehelt vaadata neid teadlikkusega, neid asju. Kõige parem, mis sa saad ära teha, on kontakti oma kehaga, oma hingega, keha, meel ja hing on ju jälle. Ja kui sa manipuleerid teistega, siis annad rohelise tule sellega, et sinuga manipuleeritakse. Ja kui sa ise ei ole manipuleerinud, aga sa oled mingi draama või armu kolmnurga keskele sattunud, siis vastused on sinu suguvõsas.
ja sa saad seda lahendada nüüd ja kohe ja praegu. Ja läbi selle lahenduse sa küpsed. Sinu seksuaalsus küpseb, sinu hing areneb, sa puhastad teed oma järeltulevatele põlvedele, sa ei kanna seda edasi. Ja sa lood tarmat selle läbi iseendale ja teistele. Ja meil on ju seksuaalkeeled ka erinevad, ma just tõingi ennem selle maskuliini ja feminiini erinevuse. Ja selle eesmärk on tegelikult, et mõlemad saavad tasakaalustatuks, et mõlemad saavad aru oma eesmärgist, et nad ei tulnud teineteist kiusama, vaid et luua mõlemal on mingi õppekoht siin, eks ju. Tasakaal. Ja on okei, kui teie vahelised õppetunnid on õpitud, selgunud, et edasi liikuda, sest muidu tehakse rohkem kahju, kui hoida veel kinni selles, et elu lõpuni ja nii edasi. Ja igasugune vale eesmärk või manipulatsioon, millega alustatakse suhet, on juba eos sitale vundamenti ehitada. See on väga ebakindel ja vajub ja mõraneb ja kukub pikali ja nii edasi. See on ebaküps. Vaata, lapsik energia võib olla ebaküps, manipuleeriv, kui see on nagu varjukülg, haavatud sisemine laps võib olla väga suur varjukülg, kui sa ei tegele oma sisemise lapse tööga. Sa võid olla väga manipulatiivne, nõudlik ja nii edasi. Ja tihti need, kes on alustanud, nad on ka teistelt ju. Kui sa nagu on sinuga selline vulgaarne kohe alguses, siis ta tegelikult on ju ka teistega edaspidi, et kas sulle meeldiks see, eks ju, et tal on lihtsalt selline komme, püüda tähelepanu, ta ei pööra endale tähelepanu. Ja kosmiline seksuaalsus ongi see, et sa oled sellega ühenduses. Vahel on ka nii, et me tahame nagu anda ja jagada, aga väga tähtis on ka endale seda jagada kõike, et see on küps seksuaalsus. See ongi see, et sa ei karda olla üksinda, sa ei karda olla joondunud, sa ei karda enda sisse vaadata, sa puhastad enda energia välja ja nii edasi. Ma ütlengi, et ma võib-olla pealtnäha mõne jaoks olen väga igav olnud, et ma ei ole selline, mul ei ole suurt nimekirja mingitest kogemustest, kuid samas mul on kogemused olnud maksimaalsed, eks ju, et mu mõte on see, et ma olen ühenduses kosmilise seksuaalsusega ja see on väga haruldane ja väga paljud tahavad minu tampsu saada, aga ma olen väga valiv selles osas, et keda ma oma energiaruumi lasen ja jah, minu kõrval peaks olema arvatavasti ka väga tugev isiksus, kes ka ei karda olla endaga kontaktis, kes ka on ju ja nii edasi. Ja võib-olla ka kannatlik inimene on ju. Ja sest ma vahel vajan ka aega, et enda eest hoolitseda ka. Ja see ongi see, et ma olen väga valiv ja väga paljud taha. Ja selle võrra, kui mul on kosmiline seksuaalenergia, siis ongi see kõrgvibratsiooniline, siis ongi väga paljud tunnevad selle valguse üle huvi, aga seda enam peavad, kui sinul on sama, mis on küll väga haruldane, aga kui sinul on sama, siis seda enam sa pead oskama öelda ei, seadma piire ja nii edasi, siis nad igatepidi kompavad seda, nii mehed, nii samast soost kui ka vastassoost kompavad piire, et sellele ligi saada, et sinult seda energiat saada. Kuid seda enam sul on vaja teha empaadina sellist nagu energiatööd ja puhastada ja kaitsta ja nii edasi. Ja seda enam, kui sa leiad partneri, kes mõistab sinu seksuaalenergia keelt ja on sarnase mõistmisega. Ta ei pea olema sarnane, ta võib olla ka vastandlik. Ta võib olla väga maine näiteks, kui sina oled kosmiline. Aga et ta teab, et ka hoida ruumi ja ta teab ka, et püha on see, et liit, see ring, et ei lekita energiat, hoitakse seda, kaitstakse seda, austatakse seda
et sellised armukolmnurgad, no ei tule kõne allagi, et see ainult lekitab energiat, see ainult mustab energiat, see ei ole nagu selline nagu austav ja tugev. Selline liit võib olla väga-väga tugev ja ta loob veelgi paremaid piire. Ja ma ei räägi, et peab ühesugune olema, siin võivad olla ka vastandid, aga mu point on see, et lihtsalt üks maine, teine ebamaine, aga mu point on see, et ühised reeglid või mõistmised või väärtused on nagu paigas kohe alguses. Ongi see, et mis ma ütlesin, et alguses suhelda on väga tähtis, võib-olla igav mõne jaoks, aga väga tähtis on mõne jaoks võib-olla vanakooli, aga sellega sa näitad, et sa näitad kvaliteeti, sellega sa austad oma keha, meelt ja hinge. Ja mina soovin olla avatud inimesega, kes seda teeb ja kes seda austab ja mitte ei toimeta automaatikas. See ei tekita minus usaldust, see ei ole minu jaoks väärtus, maailm on täis selliseid. Ja siis ongi see, et see aitab ka kohe alguses nii-öelda reeglid paika panna, mis on nagu kuldsed reeglid. Ja see tegelikult tekitab veelgi rohkem usaldus, intiimsust, mõistmist ja nii edasi. Avatust ja kui need saab raamistikud, see kõlab küll halvasti raamistiku, aga kui need saavad paika, siis selle ruumi loomine on ja võib olla juba spontaansem. Selle ühisruumi loomine, kui mingid teatud raamid ja mingid niisugused tingimused, mis on mõlemaid osapooli rahuldav, on paigas, siis on rohkem spontaansusele ruumi, see ongi see, tekib suurem usaldus. See on küps seksuaalsus. See on ülesehitamine kindlale fundamendile, tahan öelda. Ja mõne jaoks on see igav, minu jaoks on see väga seksikas. Ja see loob suuremat, tegelikult paradoksaalselt on see, et see loob just vastupidi suuremat vabadust teile mõlemale. Et teie oma ruumis nagu, et kindlust ja vabadust ja see võib-olla on alalisem siis. Aga miski ei ole, tänapäeval tuleb mõista seda, et miski ei ole sunniviisiline, ega kui on, suhted tänapäeval õnneks teadlikkusega kasvavad, tehakse mõlemapoolset teadlikkuse tööd, kuid miski ei ole kivisse raiutud. Mu mõte on see, et kui mõned on määratud jääma elu lõpuni, mõned ei ole, et mingid etapid kas läbitakse koos või ei läbita, hea on neid koos protsessida sügavuti. Ja siis see toimib sujuvamalt, lihtsalt see on normaalne osa, on ka paari suhte kasv koos. Aga kui see jääb nagu ühepoolseks, siis võib seal olla nii, et mu mõte on see, et alati vali armastus. Ja kui sul ei ole keha, meel ja hing armastuse vibratsioonil kellegiga niimoodi, siis tasub uurida miks ja vaadata edasi kõigepealt, mitte kiirustada. Ja kui keegi kiirustab sind takka, siis see on juba natukene, ta võib solvuda sellest või mida iganes, kuid selles on äärmus on see. Ja loodus armastab tasakaalu. Kui sa lood äärmusi, siis teadlikult või ebateadlikult, siis see ei ole küpsus lihtsalt. Küpsus on see, kui sa lood teadlikult tasakaalu ja liigud tasakaalu suunas. Sai väga palju, ma ei valmistanud ette, aga lihtsalt, et sai väga palju nagu jagatud. Võib-olla ka seda, et kuidas me mõtleme, et lööme käega, et ta käib kah või nii, et siis tegelikult me elame vales, elame illusioonis ja meie keha teab tõde. Ja kui meie keha teab tõde, aga meie mõistus ütleb, et käib kah, et vähemalt ta teeb remonti või ehitab, on ju, siis tegelikult see ei ole läbi armastuse. Su keha, meel ja hing tahavad, et sa toimetaksid alati läbi armastuse vibratsiooni. Aga kui seal on kauplemine või mõistuse keskne armastus, siis tegelikult see loob sümptomeid. Need inimesed võivad olla väga, nendel ei ole
tervis korras, tahan ma öelda. Seda ma olen nii pikalt jälginud erinevate kontinentidel ja maailmas ja jälginud globaalselt seda teemat. Nendel inimestel ei ole tervisega korras ja põhjus ongi selles, nad ei kuula oma keha, meelt ja hing ja nad ei liigu armastuse suunas, vaid ego-pai suunas, mis võib tekitada hetkelist heaolu või mingi perioodilist heaolu, kuid keha teab tõde. Kui sina elad vales, siis sinu keha teab ikkagi tõde. Ja ta tegelikult protestib. Sinu teejuhid ka protestivad, kui sa ei ela ausalt, õiglaselt, enda vastu ausalt eelkõige. Ja õiglaselt väga paljud teevad seda nagu manipulatiivsel viisil ja see ongi see ja see on ebaküps seksuaalsus ja ebaküps seksuaalsus loob selliseid kannatuste mustreid, ohver, süüdistaja, päästja mustreid, loob äärmusi ja nii edasi sulle endale ja su järeltulevatele põlvedele. See ei ole nagu selline aus ja tasakaalus loomine, mida tegelikult loodus ja meie keha suunab tegema. Et see on nagu selline maskipall või kuidas öelda. See ei ole autentsus, see on selline nagu, tegelikult on see ära kasutamine minu jaoks, et sa ei ole teisega aus ja sa ei ole endaga aus ja et ma mõtlen, et mis mõtted sellel on kõigel. Ja see ei ole nagu küps, kuid igalühel on omad karmaõppetunnid, omad valikud, omad need ja nende jaoks see toimib, nemad on sellega rahul. Tegelikult sisimas nad ei ole rahul. Rahulolematus tuleb uksest ja aknast sisse, kui oled valinud sellise tee, sest su keha protestib. Ta annab enne, kui sümptom tekib. Su keha, meel ja hing, kõik annavad sulle märke erinevatel viisidel ja su teejuhid ka erinevatel viisidel annavad märke uksest ja aknast. Aga kui sa ikka eirad, siis võib tekkida juba tõsisem sümptom ja siis on juba raskem ja tagajärgi lihvida. Kuid on võimalik, kui sa seda mõistad nüüd läbi selle video, kus või mis sa saad võib-olla isegi ennetada läbi selle. Oi, kui palju sai jagatud, aga samas tahaks veel nii palju jagada. See teema on huvitav, see teema on ja me vaatame üle tähtsustame seksuaalsust. Ja osad naised on sellised, et nad ei pane tähele, nad on ebateadlikud seksuaalsed. Et nad on ilusad, nad on seksuaalsed ja nad üle võlli esitlevad ennast. Ja siis ütlevad, et kõik perverdid tahavad mind ära varastada või ära viia või mida iganes. Ja nii edasi, aga tegelikult sa ise provotseerisid selle energiaga, olles kas liiga vulgaarne, olles liiga paljastav, selline nagu liialt seksikas, mitte elegantselt seksikas, vaid vulgaarselt seksikas, mis ei jäta fantaasiale väga palju ruumi. Ja see ongi see, ja siis pärast süüdistada, kõik perverdid tahavad mind, et see on nagu tegelikult on see trauma ja sa justkui nagu su mõistus püüab sulle seda esitleda, sul on siin mingi trauma, sa tõmbad oma ellu tahtlikult, teadlikult, provotseerid oma ellu sellise mustri, sest tegelikult sa peaksid enda sisse vaatama, oma suguvõssa vaatama, miks sa tahtlikult, teadlikult püüad magnetiseerida oma ellu sellist mustrit ja tegeleda sellega. Selle asemel, et seda tühjalt käilata ja magnetiseerida ja mõelda, miks kõik teevad, sa ise oled selle algatanud, selle protsessi. See on ebateadlik, ebaküps seksuaalsus. Ja ära süüdista teisi, vaata, mis sa ise tegid, kuhu sa ise algatasid. Et võta vastutus, see ongi väga seksikas ja küps seksuaalsus on isiklik vastutus oma energia, ruumi eest. Oi, mis ma praegu ütlesin, see on täpselt see, mida mina näen. Küps seksuaalsus on isiklik vastutus oma energiaruumi eest ja hoida seda kulla hinnaga, väärtuslikuna, hoida seda. Just nagu vaata ongi, osad pillavad, täidavad oma tühjust rahaga, siis ostavad mingeid asju, et täita oma tühjust. Aga küpseksuaalsus rahamaailmas on siis, spirituaalses maailmas on siis keegi, kes nagu investeerib, hoiab
ei tunne pidevat vajadust kas toidu või asjade järgi või mingi ennast segavate faktorid, kogu aeg olla hõivatud, vaata. Et ta ei vaja seda. Et ta võib olla väga vabalt lihtsalt olemises ja nautida ennast ja seda hetke ja teineteist või üksinda isegi. Ta ei karda üksinda olla. Ta on enesekindel ka üksinda ja nii edasi. Ja see inimene ei pruugi olla isegi väljast liiga niukene üles vuhvitud või suure meigiga. Ta võib olla väga lihtne inimene, aga ta on ääretult magneetiline ja külge tõmbav, sest ta sisetöö kumab läbi endaga enesearengu teekond, millesse ta on panustanud ja investeerinud just nagu ka oma pangakontole või kinnisvarasse. See kumab läbi. See on küps seksuaalsus. Ta ei vaja kellegi ego valideeringut. Ta ei vaja pillata, et teised märkaksid või mida iganes. See on selline vaikiv, tasakaalus, küps, mahalane samas seksuaalsus. See ei ole kunagi igav. See on väga dünaamiline ja multidimensionaalne. See on küps, vastutusrikas, mitte lapsik. Aga lapsemeelne siiski, mänguline, nautlev, hetkes elav, tänutundlik ja teadlik. On kõrgemate hingesidemete kvaliteet on küpses seksuaalsuse. Ka varjude ja valguse tasakaalustamine on küpses seksuaalsuses. Ta ei suru alla mitte midagi. Ta sisemine ja välimine ressurss on tasakaalus, teadlikult loodud nii. Tema elus on nii raha kui ka küllus tähtsal kohal. Ja ta ei oota, et keegi seda tema eest teeks, ta on ise, ja see on nii seksikas, ta on ise self-made, sõltumatu tegelikult. Et, ja samas ta võib olla, ja samas ta ei ole külm, temaga koos olemine on tõeline emotsionaalne elamus ja nauding ja toredus. Niisugune kohalolek, kvaliteet. Mis minu sõnum on see, et tõepoolest siis, et paljud ei teagi seda, et pigistavad silma kinni, mõtlevad, et nagu mõistuse, armastuse kaudu opereerida, kommertsi kaudu opereerida võib olla tegelikult luua sulle kui sa töötad oma keha, meele, hinge vastu tegelikult. Siis sa võid opereerida endale nagu ka sümptomeid kaela tuua. Ja see on juba sinu enda vastutus. Ja see võib olla ka eelmiste elude muster, korduv muster, või võib olla selles elus. Kui mu mõte on see, et seda on võimalik sellega tööd teha, kui sa hakkad ennast rohkem väärtustama, enda eluenergiat, ennast ja ka teisi. Aga nii ebapopulaarne on olla selline, et võtame, vaatame ja räägime ja see on nii ebapopulaarne ja iga mõne jaoks. Ja see ongi vaba tahe. Minu mõte ei olegi öelda, et tee nii, see on ainuõige viis. Kuuled mind, jah? Ei, see ei ole mu mõte. Mu mõte on luua teadlikkust. Kuidas me ise loome endale nii head kui ka midagi, mis vajab nii-öelda veel tasakaalustamist. Ja meeldetuletus ka see, et loodusega koostöö on luua tasakaalu keha, meele ja hinge vahel ja teha oma valikuid võib-olla teadlikumalt, sest see kõik mõjutab. Mitte ainult toidu mõttes, vaid ka keda sa oma ruumi lased, mis infot sa tarbid. See kõik elab sinu kehas energeetiliselt, vibreerib rakutasandini välja. Ja igasugune manipulatsioon, su keha teab tõde. Ja talle ei meeldi, kui sa endale või teistele valetad. Või kui sa kasutad ennast või teisi ära või mingil moel või manipuleerid. Ta tahab, et sa tuleksid enda keskmesse ja vaataksid need asjad üle. Niimoodi sa austad iseennast ja teisi.
Ja niimoodi paradoksaalselt, see võib tunduda mõne jaoks igav, kuid alles siis sa saad kontakti oma kosmilise seksuaalenergiaga, kui sa tuled enda keskmesse, mitte ei otsi seda väljast. Ega püüa seda väljast võtta, see ei ole kunagi alaline, see on ebakindlale alusele vundamendi loomine. Enda keskmesse, see on küps seksuaalsus. Hästi, kui sul jäi mingi küsimus siin ja soovid minuga eraseanssi, siis võid seda teha all infos on kontakt, kuid see oli minu tänane sõnum. Ma arvan, et see võib murda nii mõnegi mustri. Mu mõte ei ole kedagi muuta või halvasti tundma panna. Minu mõte on edastada selliseid universaalseid tõdesid, mida palja silmaga ei näe, kuid millele võiks tähelepanu pöörata, et ennast hoida. Ja elada tões, iseenda tões. Kui sinu jaoks vibreeris see, kui tõde, tore. I'm glad. Ja ma olen tänulik, et see oli sulle panuseks. Kui see sinu jaoks ütles, tead, ma teen ikka oma moodi. See on täiesti okei. See on täiesti okei. Mina olen ka selline, ma filtreerin, kui ma kuulan mingit infot, siis ma alati filtreerin, kas see ikka on minu jaoks, kas see kõnetas mind, kas see pakkus mulle elamust ja nii edasi. Ja need inimesed, kes on liiga domineerivad ja lähevad teise energia välja, et nagu sippenida, et nagu energiavampiirid, siis kui sa oled endaga heas kontaktis, siis sa saad selle kohe elimineerida, anda märku kas sõnaliselt või lahkumisega või energeetiliselt. Väga paljud teevad seda praegusel hetkel, sellepärast, et on energia ressursikriis, nii rahaline, emotsionaalne, materiaalne, nii edasi, energeetiline. Maailmas toimuva tõttu, eks ju, on sellised imelikud energiad, siis tihti väga paljud sellised energiavampiirid aktiveeruvad. Väga tähtis on see, et sa sead, ennast väärtustav on seada sind, mitte olla kena ja viisakas pidevalt, vaid väga konkreetne olla selliste inimestega, selliste nartsissistidega, kes sõidavad sisse lihtsalt. Ja võivad olla ka väga rikkad inimesed, võivad olla tegelikult, kuidas öelda, puudusteadvuses. Nii et puudusteadlik inimene automaatselt juba tegelikult soovib manipuleerida. See on tema sisemine laps, kes tunneb puudusteadvust. Ole siis teadlik sellest, tegele oma küllusteadvusega ja mida vähem seda kvaliteetsem on ju, kvaliteet on parem kui kvantiteet, et hoia siis teadlikuna, et just praegusel hetkel üle maailma on väga palju selliseid, kes katsetavad erinevaid piire meelitustega. See ongi see, et alguses meelitatakse ja nii edasi, et saada oma tahtmine. Väga tähtis on võtta aega ja ruumi vaadata, et aga kui sa vahel automaatselt ei vasta tema nõudmistele, kuidas ta siis reageerib, kas ta solvub, kas ta läheb sinuga õelaks, kas ta hakkab kätte maksma, kas ta jälgi ka seda, sellepärast on ka vaja võtta aega. Sest mõni inimene võib alguses kõik maad ja ilmad kokku rääkida, aga kui sa mingi esimestel hetkedel kaassõltuvuselt nagu ei vasta tema mingitele, siis ta võib väga õelaks minna ja siis sa saad aru, miks ma kohe temaga ei seksinud, on ju. Sellepärast ei seksinud, elu tahtis sind hoiatada. Sest kui sa seksid kellegiga, siis sa vahetad elu energiat temaga. Ja hea on, kui see on südamest, armastusest mõlemapoolselt äratundmine. Ja see limiteerib väga palju, kuid kui sa oled endaga heas kontaktis, siis sa ei olegi nii desperate, et seda teha, et seda vajad. Siis sa validki hoolega. See ring on küll väiksem, kuid puhtam, autentsem, alalisem, intiimsem. Muidugi kõigi jaoks ei ole, minu jaoks küll on. Ja sellest ma tahtsin suga jagada, võib-olla on ka sinu jaoks. Ja selline lugu sai. Hästi,
aga tea siis, et ja kui sul on mingi sümptom tekkinud, siis uuri seda teemat ja puhasta oma energiaruumi ja vaata, et jah, et sa seda mustrit ei kordaks ja et sa oma mingeid vanemate või esivanemate mustrid ei kordaks, sest muidu sa teenimatult kordad mingi nende mustrit, mis loob sulle endale kahju. Et mina olen jah väga igavalt olnud selline teadlik, nagu väike vana inimene juba lapsest saati, teadlik nendel mul filtrid on väga olnud. Ja elu on mind väga õnnistanud ja kaitsnud. Isegi kui mul on ohtusid olnud, elu on mind alati kaitsnud. Isegi kui ma olen näiteks hääletanud kunagi teismelise eas ja üks inimene, meesterahvas ütles, et keset võttis mind peale auto peale ja keset sõitu ütles, et ma pean käima ka suvilast läbi. Ma olin siis auto peal juba, pool maad oli sõidetud. Ma mõtlesin, okei, huvitav, ma tahtsin Tallinnasse tulla. Lääne-Virumaalt Tallinnasse, huvitav, et okei, selge. No teeme, sina sõidad, siis okei, käime ära. Ja ta sõitiski suvila rajooni, mis oli selline maha jäetud keset talve. Ühtegi inimest ei olnud ligidal. Seal suvila rajoonis sellised nagu natukene räämas majad. Ja ma mõtlesin, ma hoidsin juba enda käes võtit ja mõtlesin, et see ei olnud hea mõte. Mul oli hirm nahas igaks juhuks, sest ta oli võhivõõras. Ja ta läks siis oma suvilasse, võttis oma, ma ei tea, võtme või ma ei tea, mida ta võttis sealt ja tuli autosse tagasi ja ütles, et okei, nüüd lähme Tallinnasse. Et mu mõte on see, et elu on mind hoidnud. Aga vahel me ise anname rohelise tule ohtudele. Ja meil on vaja seda elimineerida. Ma sellest ajast saati ei ole kunagi enam hääletanud. Ja et sain sellest ohumärgist oma teejuhtide kaudu teada, kuigi temal ei olnud mingit mõtet. Mul oli nii tugev kaitse peal, kuid mu mõte on see, et ka sina ära anna rohelist tuld ohtudele. Kui sa ennast väärtustad ja armastad, siis sa vähendad selliseid ohtusid enda ümber. Seda enam, kui sa oled lapsevanem, sul on suurem vastutus, kui sa hoolitsed enda ees, siis sa saad olla olemas ka nende jaoks täisväärtuslikult ja ka neile õpetada ennast väärtustama ja ohte elimineerima. Ja, et mind on jah väga, ma olen kaitstud, nii et ma lihtsalt mind on õnnistatud sellega ja ma tunnen ülevoolavalt tänutunnet, et ma tahan ka teistele jagada seda, et ka nemad saavad iseennast õnnistada, iseennast kaitsta. Mitte oodata, et keegi tuleb neid superhero kaitsma, vaid et nad saavad ka ise väga palju ära teha. Aitäh sulle, kohtumiseni, nägemist!